Tere, mina olen Palle autoringlusest, kasutatud autode e-poest. Ja täna teeme video autost Fiat Tipo. Tegu on 2020. aasta autoga, ehk siis sellel autol on tehase garantii. Auto on umbes 40 000 sõitnud, täpsemalt kohe vaatan, 43 oli vist. Ja tegu on uueverse autoga igas mõttes. Ta on suuremaid kriime, pole mõlke, pole ta on avarii vaba, täiesti värske iga nurga alt vaadates, sisu kulumata, kulumisjälgi ei ole. Ja nagu ma juba ütlesin, siis tehase garantiiga. See tähendab seda, et selle auto video puhul mul ei ole isegi mõtet kõiki asju läbi proovida, sellepärast et autol on tehase garantii. Kui tal on mingisugune defekt, siis sellisel juhul see defekt kuulub garantii korras lahendamisele. Ma tooksin välja ka selle eraldi, et ta on äärmiselt praktiline. Ta on tegelikult lihtne auto, ehk siis tal ei ole liigseid vidinaid, mida võib-olla lihtsamal tarbijal ei olegi vaja. Aga samas kõik elementaarne on olemas. Ta on lihtsa 1.4 bensumootoriga 70 kW ilma turbota. Liigutab täiesti piisavalt seda kere. Kütusekulu on eelmisel omanikul oli 5,3, 5,4 oli reaalne keskmine kütusekulu. Tehas annab 5,5 keskmiseks kütusekuluks. See on selline auto, mis võiks sobida inimesele, kes tahab nii-öelda kaasaegselt siiski, aga hästi ökonoomselt ja lihtsalt kulgeda. Selle auto hooldusarved, neid on kaasas ka autoga. Need hooldusarved on tagasihoidlikud, väiksed. Tal on vähe asju, mida remontida. Ta on ökonoomne, ta on lihtne. Ehk siis see võiks olla valik kellelegi, kes tahab muretult kulgeda võimalikult uue autoga, samas päris tuttuut autot poest osta ei soovi või ei saa. Ehk siis tegu on lihtsa, kuid samas ruumika autoga. Ta on ikkagi universaalkerega, tal on sees avaralt ruumi ja siia mahub kindlasti viiekesi sõitma. Pagasid mahub omajagu ja nii edasi. Varustuse poolest kohe vaatame seest lähemalt, aga tegelikult on tal varustus üsna hea. Tal on istmesoojendused, püsikiiruse hoidja, parkimisandurid, ekraan, kõik Bluetooth, USB võimalused ühendamiseks, nii-öelda sisseehitatud telefon, multifunktsionaalne rool ja nii edasi ja nii edasi. Aga vaatame siis autosalongi. Salong, korralik, puhas, viisakas. Armatuur näeb välja selline. Rool selline. Ustel suured laekad. Esiiste on praegu niimoodi, et minul on palju ruumi ees, võiks isegi eespool veidi olla. Mina olen 183 pikk. Taga on minu suurusele inimesele vabalt ruumi, isegi suuremale. Ja vaatame ka pagasiruumi sisse korra. Siin on eraldi matt ja ka väga palju ruumi. Et ruumikas asi on see. Vahepeal on küll pimedaks läinud, aga vaatame üle ka autosalongi. Armatuur on siis näha, et käsipidur ainult põleb. Muid märgutulesid pole. Siin on selline ekraan. Siis siin all on istmesoojendused, kliima. Nii-öelda paned temperatuuri ette ja tema hoiab. Siis rooli peal püsikiiruse hoidjanupud. Ilmselgelt see töötab, nagu ütlesin, garantii auto, telefoninupud. Aknad, peeglid. Selle auto varustuse poolest on tegelikult igasugu asju olemas. Et näiteks on siin istmesoojendused, püsikiiruse hoidja, parkimisandurid, 4 korda elektriaknad, rehvirõhu, kontrollsüsteem, siis multifunktsionaalne rool, siin on ka makinupud ja telefoninupud, siis salongis väike ekraan, udutuled ees ja taga, teised rehvid väljed, USB ja Bluetoothi ühendamisvõimalus,
ja start-stop süsteem ka, mida saab välja lülitada. Ehk siis ökonoomsuse pärast on see, et auto soojamootoriga lülitab ennast ise välja. Loomulikult veojukontroll ja nii edasi. See auto on väga hea alternatiiv inimesele, kes muidu vaatab soodsama hinnaklassi uusi autosid. Et tegu on lihtsa sootsa autoga, arvestades läbisõitu ja väljalaske aastat. Uueväärse autoga, mis on garantii all ja võiks olla hea valik. Auto saab kohe kätte samal päeval, kui tulla ostma. Selle auto puhul on võimalik eelmise omaniku liising võtta üle. Sellisel juhul täpsed detailid ma huvi korral täpsustan, aga see eeldab sissemakset umbes 6000 euro suurust, aga kuumaks oli väga taskukohane. Teine variant on kasutada autoringluse poolt pakutavat finantseeringut. Selle täpsemad tingimused ma panen siia video peale ja see on siis 0% sissemaksega, et ilma sissemakseta võimalus finantseerida. Kui sul on huvi, siis Tartus saab autot proovida ja vaadata ja on võimalik tellida ka auto üle Eesti endale koju. Selle auto puhul, olgem ausad, tegelikult väga palju vaadata ei ole. Tegu kordan veel kord on garantii all oleva autoga, seega puudusid all olla ei saa või kui neid on, siis need tehakse korda. Ehk siis pöördu julgelt, helista kas 56222 kirjuta autoringluse Facebooki või pöördu kodulehe kontaktvormi kaudu meie poole ja vastame kiirelt. Ja loomulikult pane ka meie kanalile subscribe ja videole like. Aitäh video vaatamise eest. Head aega!